Me oleme Viljandis, Raela autokeskuses ja siin teie juures on üks auto, mida vast veel väga palju linnapildis ei näe. Tegemist on siis sellise margiga nagu SVM, mis on oma ajaloo mõttes ju mootorrattatootja Lõuna-Euroopast, Itaaliast, Milano lähistelt juba 70-ndatest. Aga mõned aastad tagasi uute Hiina omanike algatusel hakati tootma sõiduautosid ja tuldi ka sõiduautode turule. Hiina autotootjate või automarkide hierarhias võiks selle margi nagu positsioneerida sellisesse klassi, mis täidab siis elementaarsed vajadused. Et ta on siis selline pigem taskukohane, selline pigem lihtsam auto ja täna tahakski nagu just tähelepanu pöörata täna sellele autole, mis on siis selles mudelirivis kõige soodsam, kõige praktilisem, kõige sellisem lihtsam valik igapäevaelu jaoks. Öelda, et on taskukohane, on võib-olla isegi natukene äkki liiga tehtud, arvestades ikkagi, et me räägime ju uuest autost, siis see hind on tegelikult väga hea. Ja, no tegelikult see hind on väga-väga hea selle kohta, et me räägime tõesti uuest autost, mille on 5 aastat garantiid ja 100 000 kilomeetrit sinna ühel või teisel moel. Sellises hinnaklassis nii suurt ja nii ruumikat autot, mitte ühtegi leidu kaugeltki mitte sellise raha eest. See auto maksab 18 900 eurot, millele lisandub siis registreerimistasu ja auto on saadaval 7-kohalise reisijatele mõeldud autoga, aga on saadaval ka 2- või 4-kohalise N1 versioonina. Ja lisaks on sellest autost olemas ka veel pistik hübriidvariant. Kuidas inimesed on selle masina vastu võtnud? Nii ja naa võib öelda selles mõttes, et me alustasime aasta aega tagasi esimeste näidismudelite tutvustamist. Et me oleme ise sõitnud selle sama mudeliga ka nüüd peaaegu 12 kuud ja piisavalt palju siin ja seal näidanud ja võib öelda, et kui aasta aega tagasi veel me kohtasime sellist hoiakut, et Hiina kaup ja Hiina autod ja kõik muu selline, siis jube kiiresti on tegelikult see vaimsus või meelsus muutunud, et kui me nüüd viimane kord olime Tartus autonäitusel, oli ka seesama odav mudel meil seal kaasas, sellist Hiina juttu ei olnud enam üldse, inimesed vaatasid väga praktiliselt sellele autole otsa ja vaatasid, et mida ma siis selle raha eest saan võrreldes teiste asjadega ja kuidas on see järelteenindus lahendatud, nii et rääkisime tegelikult juba konkreetsest autost ja konkreetsest saadavusest ja kogu selle autoga koos elamisest, nii et võib öelda, et huvilisi on, autosid on ka müüdud, ka seda sama mudelit ja täna, kui me vaatame, kes see klient on, kes seda autot ostab, siis tegelikult kõige rohkem huvi tunnevad selle auto vastu inimesed, kellel on vaja pigem siis võib-olla teist autot, lihtsalt autot peres kuskile maakoju juurde, millega oleks lihtne seal ringi sõita või siis ka vanemad inimesed käia lihtsalt linna lähedal suvilas mingi uue ja remonti mitte vaeva autoga näiteks, eks ju, et pigem on see vajadus selline praktilise liikumisvahendi järgi, mis siis tingib sellise auto vastu huvi, ja siin on see lahendus olemas. SVM, me ei räägi nüüd ainult ju sellest ühest variandist, aga SVM-i on teil veel? Jaa, see üks variant, millest me praegu räägime, on siis kõige sellisem soodsam ja selline tõesti esimene kõige odavam valik nii-öelda sellest mudelirivist. Aga mudelirivis on tegelikult, võib öelda, 2 sellist mahukat linnamaasturit veel. Üks on siis samamoodi 7-kohaline, aga on siis juba palju rafineeritum ja rohkemate tänapäevaste võib-olla siis mugavustega inimesele, kes ootab juba veidi rohkemat ja selle 2 7-kohalise vahel jääb veel üks 5-kohaline linnamaastur, millest on paar erinevat kereversiooni, nii et aga ütleme nii, et kui meil hinnad algavad seal 19 000, siis hinnakiri lõpeb 24 000 juures tegelikult, et selle juures on juba siis tippmudelid selles margi mudelirivis. Aga oleme ausad, ka seegi on väga soodne hind, sellepärast, et kui me paneme mõne muu konkurendi tippmudeli sinna kõrvale, siis võib-olla me ei kirjuta rohkem ega vähem kui 1 sinna hinnalipikule ette. Kahtlemata hind on soodne, kui peab arvestama seda, et mark on ka tundmatu, et täna sellist kõrgemat hinda küsida turul oleks keeruline, et samas teistpidi vaadates jälle selle hinna eest on, nagu osad siin ütlevad, autod küll ja küll, et ma soovitakski tegelikult kõikidel endal korra läbi mõelda ja proovida vaadata, mida siis turul pakutakse ja vaadata ka neid SVM-i autosid.
Kui tahta masinaid lähemalt vaadata, tutvuda, proovida, siis kõige lihtsam on võtta koduleht lahti svm.ee. Seal on näha need punktid ja kohad siis kaardi peal, kus seda tutvust saab teha. Neid on mitmel pool Eestis ja nagu ütlesin ka, et juba ka Lätis. Ma arvan, et inimene leiab oma läheduses selle koha ülesse. Aga kus alati on ka suur valik autosid olemas, on meie nii-öelda peakontoris siin Viljandis. Et siin on kogu mudelirivi alati olemas nii proovimiseks kui vaatamiseks kui värvi valimiseks, et kõik on olemas.